Lockheed Martin F-35 Lightning II on kaasaegse inseneritöö ime. Ühendades ülehelikiiruse, arenenud vargtehnoloogiad ja enneolematu andurivõrgu, on see pigem lendav superarvuti kui tavaline hävituslennuk. Kuid selle hävitaja 2-3 versioonist, täpsemalt F-35B ja F-35C, on alati olnud suur ja üsna ilmne puudus, mis on nähtav juba esimesest pilgust. Vannis-suurune kahur, mis on lennuki kõhu alla poltidega kinnitatud. See kahur aedlustab F-35 kiirendust ja suurendab selle radari ristlõiget, kahjustades nii lennuki manööverdusvõimet kui ka vargsi omadusi. Ometi on USA sõjavägi suutnud selle, mis näib olevat tohutu viga, muuta lennuki kõige surmavamaks eeliseks. Et mõista, kuidas ja miks see juhtus, peame esmalt astuma sammu tagasi. Tegelikult mitu aastakümmet tagasi, Vietnami sõjapäevadesse. 1960-ndate keskpaigas oli McDonnell Douglas F-4 Phantom II üks silmapaistvamaid ja levinumaid lennukeid Põhja-Vietnami kohal taevas. 9 välise ripppunktiga suutis F-4 kanda kuni 18 650 naela ehk 8500 kilogrammi relvi, sealhulgas erinevaid õhk-õhk ja õhk-maa rakette. Algupäraselt ei olnud sellel aga sisse ehitatud pardakahurit, kuigi mõned variandid kandsid hiljem väliseid kahurikonteinereid. Inseneriide sõnul, kes selle projekteerisid, polnud tal seda vaja, sest tal olid radarjuhitavad Sparrow raketid ja soojusjuhitavad Sidewinder raketid ning need pidid suutma kõik sihtmärgid hävitada enne, kui vaenlane üldse vastulöögile mõelda jõuab. Vähemalt selline oli teooria. Tegelikult see aga nii ei toiminud. Näiteks AIM-9B Sidewinder oli kaugel tänapäeva ülitäpsetest tulista ja unusta õhk-õhk tüüpi rakettidest. Sellel oli palju piiranguid, näiteks maksimaalne tõhus laskekaugus oli vaid 3 meremiili või see, et sihtmärgile sai lukustuda ainult siis, kui oldi otse selle taga. Sidewinderi otsingupea nurgeline jälgimiskiirus oli samuti suhteliselt madal, vaid 11 kraadi sekundis, mistõttu oli see peaaegu täiesti ebaefektiivne sihtmärkide vastu, mis tegid järske kõrvalehoidvaid manöövreid. See oli hädas ka päikese ja pilvedega, kuna selle otsija ajas neid mõnikord vaenlase sihtmärkidega segamini. Ja kõik need probleemid kokku tähendasid, et 60-ndate Sidewinderite tabamisprotsent oli suhteliselt madal, umbes 16%. IM-7D Sparrow polnud sugugi parem. Õhk-õhk tüüpi raketil oli minimaalne laskekaugus 3000 kuni 5000 jalga ning iga kord, kui rakett välja lasti, pidi piloot kogu raketi lennuvältel hoidma oma radari sihtmärgil lukus. See poleks ohutus vaenlasete õhuruumis eriti tähtis olnud, kuid kui õhus olid vaenlase hävitajad ja iga pilve taga võis varitseda oht, nende pilootide jaoks oli äärmiselt riskantne lihtsalt sirgjooneliselt lennata ja loota parimat, kuni nende raketid sihtmärkidele lähenesid. Selle tulemusena oli Vietnami sõjas kasutatud varasemate Sparrow rakettide tabamisvõimalus alla 10%. Lisaks sellele pidid USA piloodid relvakasutusreeglite kohaselt enne vaenlase lennuki tulistamist selle visuaalselt tuhastama. Seega ei saanud nad oma relvade kaugmaa eeliseid ära kasutada. Nad olid sunnitud vaenlasele lähemale minema ja end suuremasse ohtu seadma juba enne, kui neil üldse lubati sihtmärki lukustada. Selle tulemusena sattusid F-4 piloodid sageli lähivõitlusse, kuid neil puudusid kahurid, mis oleksid võimaldanud neid lahinguid võita. Lisaks sellele polnud paljud neist pilootidest läbinud põhjaliku õhuvõitluse manööverdamise väljaõpet, nii et neil polnud tihti ei oskusi ega varustust, mis oleks võimaldanud ellu jääda. Sageli pidid nad oma lennuki aeglustama allheli kiirusele ja tegema kõik, et vastasele taha saada, kuid olid tihti liiga lähedal, et rakette tulistada lootuses edukale tabamusele. Pole siis ime, et paljud piloodid kurtsid nende lennukite kahurite puudumise üle. Näiteks USA mereväe piloot John Cheshire ütles, et sisse ehitatud kahuri puudumine oli F-4 suurim viga, lisades, kuulid on odavad ja kipuvad minema sinna, kuhu sa neid sihid. Mul oli vaja kahurit ja ma tõesti soovisin, et mul see oleks. Merejalaväe kindral John Daly nõustus, märkides, et kõik RF-4 pardal olnud soovisid, et lennukil oleks kahur. Lõpuks muutusid need nõudmised liiga valjuks, et neid eirata. Phantomi kujundati ümber. Alguses kinnitati kerele väline kahurikontteiner, enne kui kogu lennuki kere ümber projekteeriti ja sellele paigaldati sisemine M61 Vulcan kahur. Sellest hetkest alates andsid Ameerika sõjalennukite insenerid endale lubaduse, et nad ei tee enam kunagi sama viga. Kuigi õhk-õhk kahuriga allatulistamisi pole juba mitu aastakümmet registreeritud ja maailma juhtiv kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin väidab, et lähivõitluse ajastu on läbi, on kahurid siiski kirjas igas operatiivnõuete dokumendis.
Iga kord, kui uut hävitajat kavandatakse, öeldakse inseneridele alati, et nad jätaksid ruumi mingile kahurile, isegi kui seda ei pruugita kunagi kasutada. Miks? Sest see on hindamatu heidutusvahend. Ainuüksi kahuuri olemasolu võtab vaenlaselt tõhusalt ainsa võimaluse rakettide vastu tegutseda, tulla lähedale ja minna lähivõitlusse. Asi pole kahju tekitamises ega vastaste hävitamises. Asi on selles, et vastane ei hakkakski mõtlema liiga lähedale tulemisele. Nii et isegi siis, kui F-35 disainile viimaseid lihve anti 2000-ndate alguses, ühisründe hävitaja programmi nõuded nägid ette, et lennukil peab olema kahur ja mitte lihtsalt suvaline relv, vaid selline, mis suudab 9000 jala kauguselt kergelt soomustatud sõidukite vastu saavutada 35%-lise hävitamistõenäosuse. See relv oli GAU-22A, 25 mm Gatling tüüpi kahur, mille tootis General Dynamics Ordnance and Tactical Systems ning mis põhines GAU-12U disainil. Kaaludes 240 naela ehk 104 kilogrammi ja olles võimeline tulistama kuni 3300 lasku minutis. See on üks tõsine tükk tehnikat ning insenerid pidid leidma viisi, kuidas see mahutada ühte maailma kõige arenenumasse stealth-hävitaja disaini. Sa ei pea olema sõjaväeinsener, et mõista, et kõige loogilisem valik oleks kuidagi see relv lennuki kere sisse paigutada. Just nii tegidki disainerid, näiteks F-22 Raptoriga, mille relv on peidetud tiiva juure sisse. Kui ja millal kahur peab tulistama, avaneb luuk ning 100 lasku sekundis paisatakse nähtavale sihtmärgile, enne kui luuk taas sulgub, säilitades lennuki varjatuse ja aerodünaamilisuse. F-35A puhul tegid disainerid sisuliselt sama asja, peites GAU-22A kere sisse. Kuid teiste kahe variandi, F-35B ja C puhul, polnud see sugugi nii lihtne, ühel lihtsal põhjusel. Ruumi polnud piisavalt. F-35B on lühikese õhkutõusu ja vertikaalse maandumisega STOVL variant, mida kasutavad merejalaväelased. Selleks, et lennata lühikestelt maandumisradadelt, on selle kere sees tõsteventilaator koos 3 laagriga pöördmooduliga, mis võtab palju ruumi ja jätab vähe üle. Kindlasti mitte piisavalt, et mahutada suhteliselt koomakad Gatlingi kahurid. F-35C on samal ajal USA mereväe lennukikandjalt opereeriv hävitaja ning sellel on nii tugevdatud telik kui ka peaaegu 20 000 naela ehk 9000 kilogrammi kütust, mis kõik on salvestatud sisemiselt, rohkem kui ühelgi teisel F-35 variandil. See tähendab taas, et GAU-22A jaoks pole enam ruumi. Ainus alles jäänud võimalus oligi paigutada kahur väliselt, kinnitades see lennuki kere alla, mitte luugi või varjatud paneeli taha, vaid täiesti nähtavale kohale, ümbritsetuna suurest süsinikijust kapslist kaitseks. Neid süsinikijust kapsleid on olemas 2 ja mõlemad on valmistanud Taani ettevõtte nimega Therma. F-35B jaoks on olemas GPU-9A ja F-35C jaoks GPU-8A. Pealtnäha ei tundu selle disainivaliku puhul miski eriti loogiline. See ei näe mitte ainult kohmakas ja ebamugav välja, kui tipptasemel stealth-lennuki alla on kinnitatud tohutu vanni suurune konstruktsioon, mis maksab umbes $110 miljonit tüki kohta. Kuid on tõestatud, et väline relvakapsel mõjutab hävitaja jõudlust negatiivselt. See rikub reaktiivlennuki aerodünaamilist disaini, lisades õhutakistust ja pidurdust sellele, mis oli kunagi sile, voolujooneline ja täiuslikult vormitud lennukikere. Andmed näitavad, et F-35A vajab lisaks 8 sekundit, et kiirendada kiiruselt Mach 0,8 ületada helibarjäär ja jõuda Mach 1,2-ni, mida tuntakse ka kui hävitaja transooniline kiirendus. Võrreldes programmi algsete jõudlusprognoosidega. F-35B, millel on välispidine GAU-22, kulutab samal ajal transoonilisele kiirendusele lisaks 16 sekundit. Samal ajal kui F-35C, millel on lisaraskus välise Gatlingi kahuri näol, samuti suurimad tiivad ja kõige rohkem kütust, vajab koguni 40 sekundit, mis on 5 korda rohkem kui F-35A. Siiski, hoolimata nendest ilmsetest probleemidest on väline kahur USA sõjaväe jaoks palju väärtuslikum ja kasulikum, kui esmapilgul paistab. Aga enne kui uurime, miks see nii on, siis kui selline sisu sind huvitab, pane kindlasti jälgima The Military Show'd. Me selgitame selliseid teemasid igal nädalal. Et mõista, miks F-35B ja C väline kahur töötab paremini kui F-35A sisemine kahur, peame selle relvaga veidi paremini tutvuma. GAU-22A on 4-toruline 25 mm Gatlingi kahur.
See on suurem kui 20 mm vulkaanikahurid, mida näeb näiteks F-22 ja F-16 peal, kuid kompaktsem kui 30 mm Avengeri kahurid A-10 Thunderbolt kehel, mida tuntakse ka Warthogina. See tulistab 55 lasku sekundis kiirusega 3560 jalga sekundis, mis on üle 3 korra suurem kui helikiirus. Ja kahur tekitab märkimisväärse tagasilöögi jõu umbes 3700 naela ehk peaaegu 16 500 newtonit. See on umbes sama suur tagasilöök, kui väike reaktiivmootor lükkaks lennuki kere iga kord, kui piloot päästikut vajutab tahapoole. Ja siin hakkabki välise kondli ilu välja paistma, sest kondel on paigaldatud keskjoonele, kus kinnituspunkt asub otse hävitaja kere selgroo all. See on otse ühendatud F-35 peamise pikisuunalise konstruktsioonitalaga, mis on kogu lennuki kõige stabiilsem kinnituspunkt. See tähendab, et kui väline kahur tulistab, on kogu selle 3700 naela pagasilöögijõud ülejäänud lennukist isoleeritud. See jõud kandub läbi kinnituspunkti tugevasse konstruktsioonitalasse, selle asemel, et mõjutada lennuki komposiitkere, stealth-katteid või sisemisi komponente. Teisisõnu, kahur annab iga lasuga endiselt tugeva tagasilöögi, kuid kondel neelab selle jõu endasse, nii et lennuki kere seda peaaegu ei tunnegi. Et mõista, miks see nii oluline on, peame võrdlema välise kondli disaini F-35A sisse ehitatud kahuriga. Sellel variandil asub sisemine kahur kere vasakul küljel süvendis, mida katab keresse sulanduv luuk. Selline disain võib toimida. Näiteks F-22L on sisemine kahur, mis on nutikalt paigutatud nii, et tagasilöögijõu neelab tiiva juur. Aga F-35A puhul see nii ei ole. Seal kandub iga kord, kui relv tulistab, tagasilöögijõud otse lennuki tšinee ja pikitala komposiitkattesse. See kriitiline konstruktsioonitala, mis kulgeb mööda lennuki kere teravaid servi. See komposiitkate ei ole loodud taluma nii tugevaid jõude, seega hakkab see pragunema. F-35A stealth-kate, mis on selle disaini lahutamatu osa, hakkab lagunema. Seetõttu jälgiti F-35A kahurite kasutamist aastaid väga hoolikalt, kuna insenerid tegelesid vibratsiooni, täpsuse ja võimaliku kulumisega seotud probleemidega, mis võisid mõjutada lennuki stealth-katet. Piloodid viivad endiselt läbi reaalsete laskmistega treeningharjutusi nende kahuritega, kuid sõjavägi on rakendanud ulatuslikke ettevaatusabinõusid, et minimeerida tarbetut pinget ja kahjustusi lennuki kattele, ja see pole ainus probleem. Aastaid märgiti F-35A kahurit ka Pentagoni iga-aastastes hinnangutes ebatäpseks. Aastatel 2019 kuni 2023 ei vastanud see operatiivse täpsuse nõuetele. Isegi alates 2024 aastast on see tehniliselt endiselt liigitatud ebatäpseks, kuigi seda peetakse operatiivselt tõhusaks. F-35B ja C väliskahuritel neid probleeme seevastu ei esine. Tänu nende disainile ja paigutusele ei mõjuta tagasilöögi jõud lennuki kere negatiivselt ning kuna puudub pragunemise või konstruktsioonikahjustuste oht, ei ole vaja mingeid tiiranguid selle kohta, kuidas, millal või kus neid relvi kasutatakse. Lisaks sellele on tõestatud, et väliskahurid on palju täpsemad. See on väga oluline, sest need hävitajad ei kanna tegelikult eriti palju laskemoona. Nad kasutavad PDU-32U poolsoomust läbistavaid kõrge lõhkevõimega süütega jälituskuule ehk SAPE-teesid, mis suudavad läbistada kerget soomust ja plahvatada sihtmärgi sees, põletades selle seest poolt välja. Iga hävitaja on varustatud kokku 220 padruniga ning spetsiaalne juhtseade piirab iga laskesarja pikkuse 30–50 padrunini. See tähendab, et iga kord, kui piloot päästikut vajutab, lastakse välja umbes 40 padrunit, mis annab neile vaid 5 või 6 päästiku vajutust enne, kui laskemoon otsa saab. See ei ole suur arv, seega on ülioluline tagada, et iga padrun läheks asja ette ja võimalikult palju laske tabaks sihtmärki. Õnneks on F-35 loodud erakordset täpsust silmas pidades. Selles hävitajas ei sihi piloot oma silmadega, vaid kasutab spetsiaalset kiivrile kinnitatud kuvamissüsteemi HMDS-i, mis kuvab sihtimisandmed otse visiirile. F-35 kasutavad samuti ESR-radareid sihtmärkide leidmiseks ja jälgimiseks, mis suurendab kahuri täpsust veelgi. See on oluline, sest see avab USA vägedele hindamatu võimaluse oma vaenlasi rünnata ja eesmärke saavutada, Lightning Carrieri kontseptsiooni. See tähendab sisuliselt seda, et amfiibründelaevad nagu USS Tripoli muudetakse kergeteks lennukikandjateks, paigutades igaühele kuni 20 F-35B varghävitajat. Need kiirreageerimisvõimega lennukikandjad saavad seejärel pakkuda merejalaväelastele peaaegu kohest tuletoetust vastavalt vajadusele.
Kujuta ette, et väed on maapinnal ja liiguvad oma eesmärkide poole, kuid vajavad tuletoetust, et aidata vaenlast maha suruda ja võimaldada neil edasi liikuda. Nende ümber taevas ei ole varajase hoiatuse lennukeid ega elektroonilise sõjapidamise lennukeid nagu EA-18G Growlerid. Samuti ei saa nad loota A-10 Warthogide taolistele lennukitele, mis vajavad õhkutõusuks ja maandumiseks suuri lennuradu. Kui läheduses on Lightning Carrier tüüpi lennukikandja, võivad tosin või enam F-35B lennukit olla õhus vaid mõne sekundiga. Valmis appi tulema, elusid päästma ja Ameerika edasiliikumist kiirendama, kasutades ülitäpseid väliseid kahureid, et anda radari abil juhitud täppislööke ülevalt, ilma et oleks vaja isegi pilvedest läbi murda. Ja me pole veel isegi jõudnud F-35B ja C väliste konteinerite parima ja suurima eeliseni. Need ei pea tingimata üldse kahureid sisaldama. Taani ettevõte Terma, mis toodab konteinerite süsiniki just kestad, töötas välja uue variandi nimega Multimission Pod ehk MMP. Kasutades sama välismudelit nagu tavaline kahurikonteiner, täpselt sama kuju ja aerodünaamilise profiiliga avab MMP terve hulga uusi võimalusi. Näiteks võib see relva asemel kanda elektroonilise sõjapidamise segajat, mis suudab katkestada vaenlase sidepidamise, andes F-35-le EA-18G Growleri võimed. MMPD saab varustada ka ISR sensorpaketiga, mis võimaldab tal koguda veelgi rohkem luureandmeid, kui tema sisse ehitatud süsteemid juba võimaldavad. Teise võimalusena võiks sellele paigaldada suunatud andmesidelingi, muutes selle drooniparve juhiks, kes suudab juhtida ja suunata tervet koostööl põhinevate lahingulennukite formatsiooni ehk CCA-sid. MMP võiks tulevikus isegi toetada suunatud energia- või laserpõhiseid süsteeme, võimaldades F-35B või C-hävitajal ühel päeval vaenlase droonidega võidelda viisil, mis meenutab pigem ulmet kui tänapäevast sõjapidamist. See ongi välise kondli disaini tõeline jõud ja peaaegu piiramatu potentsiaal. See võimaldab F-35L, mida võib juba praegu pidada kõige mitmekülgsemaks kunagi loodud hävitajaks, võtta endale veelgi rohkem relvastusvariante ja täita veelgi mitmekesisemaid ülesandeid lihtsalt ühe kondli teise vastu vahetamisega. Lennukiraami põhiosa jääb samaks, ka kondli suurus jääb samaks. Lennuki õhutakistuses, kiiruses ega üldises sooritusvõimes pole mingit vahet. Isegi kui see vahetab elektroonilise sõjapidamise seadistuse, luure, suunatud energia või isegi klassikalise Gatlingi kuulipilduja vastu. Kuna F-35A relv on ehitatud lennuki kere sisse, ei ole see võimeline ühekski neist konfiguratsioonidest, muutes selle kaasaegse sõjalise vaatepunkti järgi palju vähem paindlikuks ja kasulikuks kui tema B- ja C-versioonid. Sest kahurikonteineri tõeline väärtus ei seisne mitte selles olevas relvas, vaid ruumis, mille see loob. F-35A-l on alatis seesmine kahur, mis piirab selle kasutatavust ja vähendab selle kasulikkust tulevaste missioonide jaoks. B- ja C-mudelid pakuvad samal ajal palju enamat. Need annavad merejalaväelastele ja mereväele valikuvõimalusi. Need annavad neile jõududele võimaluse küsida, mida see missioon vajab. Enne iga lähetust saavad nad iga kord otsustada, milline varustus on ideaalne, olgu selleks andmeside, ISR-andurid või hoopis midagi muud. Kui nad otsustasid esimest korda kinnitada välise kahuri F-35B ja C külge, lahendasid insenerid lihtsalt probleemi ainsa võimaliku viisil. Alguses näis see kohmaka lahendusena, mis näis ainult F-35 lennuvõimet halvendavat. Asia jooksul osutus see kohmakas lisaseade aga üheks kõige väärtuslikumaks osaks lennuki disainis. Puudusest sai eelis ning see muutis need hävitajad tahtmatult paindlikumaks, võimsamaks ja tulevikukindlamaks, kui keegi oleks osanud arvata. Nüüd saad rohkem teada, kuidas USA sõjavägi pidevalt areneb, avastab uusi võimalusi ja leiab innovaatilisi ning põnevaid viise jõu projitseerimiseks. Selles videos, mis käsitleb Trumpi klassi lahingulaevu, mis muudavad mereväe sõjanduse nägu, nagu kunagi varem pole nähtud. Või vaata seda videot, et teada saada, kuidas USA merevägi on katsetanud laserrelvi lennukikandjatel, et muuta need droonisõja ajastul vastupidavamaks ja surmavamaks. Ja lõpuks, ära unusta tellida The Military Show, et saada veelgi rohkem selliseid teadmisi ja analüüse.